laskem laulda saade. Kõigepealt A-osa, bassikäik. Ja bassikäigu muster siis oli ilmselt praegu arusaadav. Põhitoon, kvint, põhitoon. Nüüd kui siit D-st hüpata G-sse, siis võib ka mängida nii. Ja siis selle ülemise D ma mängin siia all tagasi, et ei peaks hüppama võib-olla sinna alla. Aga mõnes mõttes on ka nii suhteliselt mugav mängida, siis see muster on kogu aeg samasugune, et ei pea nagu seda vahetama. Ja parem käsi siis markeerib seda vasaku käe rütmikat. Ja millised akordipöörded kasutada, võib ise otsustada. Ja peaasi, et nad on siin keskregistris. Ja kui on soovid, siis võib natukene meloodia noote panna nendesse akordi ülemistesse otsadesse. D-tuurist ma võiksin hüpata G-tuuri siia, aga kuna meloodias on siin nüüd ma saan natukene toetada lauljaid selle G-noodiga siin akordis samuti. Ja B-osa, ehk siis refrään. Refräänis on nüüd teistsugune faktuur. Ja moodustub siis parema ja vasaku käe vahelisest koostööst. Ja ega seda muud ei olegi, et lihtsal kujul see mudel on selline. Aga seda mudelit siis saab natukene täiendavate nootidega panna nagu rütmiliselt saab rütmiliselt elavdada. Ja mis ma nüüd tegin? Et nüüd mängisin seda vasaku käe rütmi. Ja nüüd liikusin G-tuurist E-moll 7-sse. Tegin sellise bassikäigu. Ja siis A7 asemel ma enne ka tegelikult ei mänginud A7, vaid mängisin pigem A-tuuri või siis A-sus4, mis laheneb A-tuuri ära. B-moll 7. B-moll 7 on siis nagu D-tuur B-bassiga. Nüüd see koht, kus on G-tuur ja D-tuur fis-bassiga, siis jällegi ma siin paremas käes ei mängi fis-nooti. See oli nüüd esimene volt. Ja teine volt mängin uuesti siin seda. See oli nüüd teine volt. Teises voldis on nüüd E-tuur. Et alguses võib-olla kõlab nagu võõralt, aga nii ta seal on.